Nii, tere sõbrad, alustame siis komisjoni istungit ja meil on täna 2 päevakorrapunkti ja esimene päevakorrapunkt on siis Vabariigi Valitsuse algatatud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu 856 SE teise lugemise ettevalmistamine. Ja arutelu on siis huvigruppidega julgeoleku ja päästevaatest. Ja eelkõige need huvigrupid siis esindavadki neid inimesi, kes meie julgeolekut tagavad ja meid päästavad. Kutsutud on järgmised siis külalised meile täna. Kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse ja kiirgusosakonna kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Mari-Li Jaska. Tere! Täitsa olemas. Siseministeeriumi kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse asekantsler Tuuli Räim. Täitsa olemas, Tuuli, tere. Ja nõunik Reelika Runnel. Tere. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving. Täitsa olemas, nägime. Päästeameti peadirektor Margo Klaos. Tervist. Politsei- ja piirivalveameti piirivalveosakonna kriisideks valmisoleku büroo juht Virko Luide. Tervist. Riigi infosüsteemi ameti esindaja Andres Belešev. Tervist. Keskkonnaameti nõunik kriisihalduse vallas Teet Koitjärv. Tere Teet. Fermi Energia AS juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Martti Jeltsov. Tervist. Ning tuumkütuse ja ohutusjuht Kaspar Kööp. Tere! Istung on avalik, ehk siis ta kantakse üle veebis, nii et tervitus kõikidele nendele inimestele, kes veebis on meiega ühinenud sellel tähtsal teemal arutelu kuulama. Ja teadmiseks, et varasemalt on siis toimunud komisjoni avalikud istungid seaduse eelnõu majanduslikust ja ka keskkonnavaatest. Ja need olid iseenesest väga sisukad ja ma arvan, meie tänane arutelu saab olema vähemalt sama sisukas, kuna teema ilmselt on avalikkusele vast kõige nii-öelda tähtsam ja pakilisem. Ehk siis, kuidas me teeme selle arutelu, on siis see, et Siseministeerium teeb sisse juhatuse koos slaididega oma teemal, eks ole, ja seejärel siis kõik ülejäänud külalised saavad samuti sõna ja nii-öelda enda vaatevinklist siis räägivad, kuidas selle seaduse eelnõuga ja selle julgeoleku küsimustega lood on. Seejärel on küsimused ja teeme niimoodi, et igaüks saab küsida, et isegi külalised võivad teineteise käest midagi küsida, kui on veel kellelgi midagi arusaamatut, kuigi kahtlustan, et ilmselt on neid juba arutatud. Ja teadmiseks lihtsalt jah, et täna siis komisjon ei võta vastu ühtegi otsust, võtab selle kõik teadmiseks ja kui me hakkame siis arutama teisele lugemisele selle eelnõu saatmisteks, siis jõuab kätte ka otsustaeg. Ja kui kõigil on klaar, kuidas need reeglid täna siis toimivad, siis lähme asja juurde ja annakski sõna Siseministeeriumi esindajale. Tuuli, ole hea siis. Ma saan aru, et sul on ka mingid slaidid ette valmistatud. Ja aitäh kutsumast. Meie poolt on siis selline plaan, et ma kõigepealt ütlen paar üldist põhimõtet siis sissejuhatuseks ja siis meie poolt Reelika Runnel teeb sellise pikema ülevaate slaididega ja siis saame juba edasi minna nii nagu oli. Et kõigepealt ma soovin kindlasti välja tuua seda, et kogu tuuma siis teemas ja selle seaduse eelnõuga seonduvalt Siseministeeriumi valitsemisalale kindlasti sellised julgeoleku, elanikkonnakaitse ja laiemalt siseturvalisuse teemad on väga olulised. Ja tegelikult ju ka see seaduse eelnõu paneb
siis väga mitmetele meie valitsemisala asutustele olulisi ülesandeid, millest Reelika täpsemalt räägib. See puudutab nii Päästeametit, Kaitsepolitseiametit, Politseiametit, et tegelikult need ülesanded selleks, et tuumavaldkonnas oleksid siis ohud, riskid maandatud. Me näeme ka seda, et julgeoleku vaates see algab pihta mitte siis, kui tuumajaam valmis on, vaid loomulikult juba sellest alates, kui planeerimistegevused käivituvad alates asukoha valikust, tehnoloogiast ja kõigest muust kuni järelevalveni välja. Mis meie jaoks on kindlasti ka väga oluline, on see, et nagu me kõik ilmselt aru saame, et täna me peame olema valmis sellisteks erinevateks julgeolekuohtudeks, on need küberohud, sabotaaž ja nii edasi. Et kindlasti, mis ma arvan ka on oluline, on see, et me ei ehita seda tuumaprogrammi siis kuhugi tühjale kohale, vaid ikkagi sellele, mis meil täna on olemas, ja tugevdame siis, mis me selgelt näeme, et me peame tugevdama ka meie tänast siis sellist kriisijuhtimise süsteemi, et tagada selline vajadusel siis kiire ja koordineeritud reageerimine. Ja kindlasti ükski tehnoloogia ei ole ju turvalisem kui seda ümbritsev süsteem, oskused, teadmised. Selles vaates meie jaoks kindlasti ka Sisekaitseakadeemial, meie valitsemisalal on väga oluline roll kanda. Me näeme juba täna, et me peame oma valitsemisalas sellist tuumateadmisi, ekspertiisi meie erinevates asutustes, ka tegelikult Siseministeeriumis suurendama. Kindlasti Sisekaitseakadeemia oluliseks rolliks on see, et kuidas toimub väljaõppe. Üheks heaks näiteks on täna Sisekaitseakadeemias olev hübriidohtude mikrokraad, rahvusvaheline, kus kindlasti on kaetud ka tuumateemaga seotud ohud. Nii et eks neid tegevusi, aga kaasnevaid selliseid ohte on meie jaoks nagu piisavalt. Aga nüüd ma annangi sõna siis Reelikale, kes saab täpsemalt rääkida. Aitäh! Mina teen siis Siseministeeriumi poolt ettekandes ülevaate, et kuidas täpsemalt on siis tuumajulgeoleku ja hädaolukordadeks valmisoleku teemad selles tuumaenergiaohutuse seaduses teoses kaetud. Siseministeeriumi haldusalal on tegelikult selle tuumaprogrammi rakendamisel väga suur puutumuse roll. Ja vaatasin üle, et selles eelnõus kuskil vähemalt 1/4 selle eelnõu kogu mahust käsitleb siis julgeoleku ja hädaolukordadeks valmisoleku temaatikat. Et mis siis võiks olla ka kooskõlas Riigikogu 12. juuni 2024 vastu võetud otsuse punktiga number 3, mille kohaselt tuli siis õigusraamistiku loomisel tagada siis riikliku julgeolekuga seotud riskide põhjalik hindamine. Et ka selle eelnõu koostamisel on nende julgeoleku ja hädaolukordade teemadele väga suurt rõhku pandud ja konsulteeritud nii rahvusvaheliste organisatsioonidega kui ka pikaajalist tuumaenergia kasutamise kogemust omavate riikidega ja et vaadatud siis nende parimaid praktikaid. Siseministeeriumi ülesandeks jääb siis eelkõige siis valdkondlik poliitikakujundus, õigusloome, strateegiate koostamine, mis puudutab sisejulgeolekut seal tuumaprogrammis ja hädaolukordadeks valmisolekut. Päästeametile tulevad erinevad siis intsidentide, õnnetusjuhtumite, hädaolukordade lahendamisest tingitud ülesanded, aga Päästeametil saab olema ka oluline roll loaprotsessis, järelevalve teostamisel, niisamuti ka siis Politsei- ja Piirivalveametil, kelle ülesandeks saab olema ka, et näiteks tuumamaterjali ja tuumakütuste vedude siis julgeoleku tagamine ja kooskõlastamine.
kõige suuremad või nii-öelda kõige rohkem uusi ülesandeid tuleb juurde Kaitsepolitseiametile, kelle saab olema väga oluline roll läbivalt tuumaprogrammis. Näiteks üldiste nii-öelda selliste ohuprofiilide, ohuhinnangute koostamine, et mis on meil seal seaduseelnõus nimetatud siis tüüpohuprofiiliks ja siis kaitseplaneerimise aluseks olevate ohtude hindamine. See tähendab seda, et millised on need ründevektorid, kes on potentsiaalsed ründajad, milliseid vahendeid nad võiksid kasutada, et olla siis valmis sellisteks erinevateks stsenaariumiteks ja olukordadeks. Lisaks taustakontrollid ja ka julgeolekukontrollid. Et inimesed, kes siis tuumajaama territooriumile sisenevad, et oleks siis kontrollitud, et lihtsamatel juhtudel kas siis isikusamasuse tõestamine, et aga kes puutuvad kokku siis tuumajaamas kriitiliste osadega ja süsteemidega, et nendele ka siis juba põhjalikumad kontrollid, et välistada siis neilde sisemisi ohtusid. Et tuumajaama töötajad peavad loomulikult läbima regulaarselt vähemalt kord 5 aasta järel need kontrollid. Ja seda ülesannet hakkab täitma Kaitsepolitseiamet, et Kaitsepolitseiametile siis tuleb kõige rohkem uusi ülesandeid seoses selle tuumaprogrammiga ja seda juba siis varajasest ehituse etapist. Sisekaitseakadeemia, nii nagu ka Tuuli juba oma sõnavõtus välja tõi, et on väga oluline eelkõige just neil esmareageerijate väljaõppe tagaja. Et selleks, et meie päästjad, politseinikud, sisejulgeoleku töötajad oleksid nii-öelda pädevad reageerima sellist nii-öelda tuumajaamas toimuvatele intsidentidele, erinevatele õnnetusjuhtumitele, et siis peab olema ka vastav väljaõpe. Ja et sellega, et nagu Tuuli mainis, et on tegelikult juba algust tehtud täna, et on hübriidohtude mikrokraad, aga lisaks on praegu nende värbamisel ka CBRN ametikohtadel inimesed, et see on siis keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude valdkonna teadur ja koordinaator, et kes siis hakkavad õppekavades ka, et neid teemade käsitlust siis laiendama. Nüüd tuumaseaduse teos eelnõu on üles ehitatud selliselt, et julgeoleku ja hädaolukordade küsimustega arvestatakse läbivalt kogu selle tuumajaama elukaare vältel. Tegelikult juba asukoha valikus sai sinna lähteülesandesse pandud väga selgelt, et siis hädaolukorra lahendamiseks vajaliku nii-öelda taristu ja kogu selle keskkonna nii-öelda osas selle vajadustega arvestamine, samuti julgeolekuriskide kaardistamine, et seal projekti meeskonnas, kes hakkab seda asukoha valikut läbi viima, on ka julgeolekuekspert, et ka need riskid oleksid võimalikult varases etapis hinnatud. Edasi tuleb juba siis selle arendaja hindamine, et välistada seal meie jaoks ebasõbralikest riikidest pärinev rahastus, arendajaga seotud võib-olla mingite probleemse taustaga isikud, et ka see kontroll tuleb siis läbida, et enne kui läheb ehituseks. Samuti tehnoloogia ja tarneahela osas, et on välistatud siis meile potentsiaalset julgeolekuohtu kujutavad riigid tehnoloogia tarnijatena, eelkõige siis Venemaa, Hiina, ja seda siis nii-öelda lisaks sellele tuumareaktorile endale ka kogu tarneahela ulatuses. Samuti on siis seal nõue, et see tehnoloogia peab olema siis juba kuskil nii kaugele litsenseeritud, et ta on tõendatult ohutu. Et sellega me ka välistame Eestis sellise esimese omataolise reaktori rajamise. Et ta peab olema juba siis nii-öelda tõendatult ohutu tehnoloogia. Ehitusetapis hakkame rakendama juba rangemaid turvameetmeid, et siis juba on ehitusplatsil rakendatav taustakontroll,
ja et esmased nii-öelda füüsilise kaitse meetmed, et tõkestada siis kõrvaliste isikute ligipääsu sinna ehitusplatsile. Ja et loomulikult, et tuumajaama siis katsetamise ja pärast juba siis käitamise faasis rakenduvad kõik siis julgeoleku ja hädaolukordade protokollid, et tehakse töötajate taustakontrolli, rakendatakse või et kontrollitakse hädaolukorra lahendamise plaani kehtivust, riskianalüüsid ja et erinevad siis füüsilise kaitsesüsteemid. Nüüd on füüsilise kaitse osas, et on tuumajaamale kehtestatud ka nõue, et seal peab olema siis mehitamata süsteemide vastukaitse, et see siis lisaks mehitavate nii-öelda õhusõidukite droonidele peaks katma ka muud mehitamata süsteemid, sest tehnoloogia areneb, et ta on laiem. Et see nii-öelda tõrjevõimekus peab tuumajaamale tekkima. Kuna tuumaenergia maailm on väga nii-öelda rahvusvaheliselt kontrollitud ja reguleeritud, et siis külastavad seda jaama regulaarselt ka välisinspektorid. Et ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt, samuti Euroopa Komisjoni poolt, aga et kuna ÜRO süsteemis töötab ka väga erineva rahvusega inimesi, et siis on ka meil see, et riskid oleks sealt poolt ka maandatud, et on ka seal siis need taustakontrollid, et need lubatakse meie territooriumile siis neid välisinspektoreid, et kes on meie poolt siis heaks kiidetud. Detailid tulevad juurde siis 6 siseministri määrusega, nii hädaolukordade kui julgeoleku valdkonnas, näiteks hädaolukorra riskianalüüsid, tuumakäitise hädaolukorra plaan, selle rakendamine, füüsilise kaitse nõuded ka siseturvateenistusele, et hetkel on plaan, et seda turvateenust hakkab ikkagi osutama tuumajaamale erasektor, aga riik kehtestab siis nendele turvateenistujatele need kvalifikatsiooninõuded ja et Sisekaitseakadeemia siis on üks potentsiaalne ka siis nii-öelda siis täiendõppe turvateenistujate väljaõppe pakkuja meil. Ja et määrusega reguleerime ka tuumajaamas siis nii-öelda olulise osaluse omandamist, et tuumajaama käitavas ettevõttes siis olulise osaluse omandamist, et tuumajaamas siis näiteks käitamisperioodil, et kui algusetapis me kontrollime kõikide osanike taustad ära, et see oleks järjepidev. Et seal ei saaks teha neid vahetusi, et ilma, et oleks selle siis riigipoolne siis heakskiit ja inimeste taustad kontrollitud. Kuigi hädaolukorras, et väga palju jääb seda vastutust ja rolli tuumajaama operaatorile. Näiteks, et ta peab tagama siiski käitise siseselt siis esmase reageerimise võime, rakendama siis seda oma hädaolukorra lahendamise plaani ja teostama siis esmast sekkumist, siis on riigilt ei saa nagu ära võtta seda nagu vastutust, et üldiselt, et kui need mõjud juba ulatuvad jaama territooriumist väljapoole, et seal korraldada näiteks elanike evakuatsiooni, saasteärastustöid ja ka üldine kriisikommunikatsioon. Et meie haldusala asutused sekkuvad ka nii-öelda väiksemate sündmuste korral, et lahendatakse seal koostöös tuumajaama operaatoriga, aga et lisaks siis tuumajaama operaatorile, et tuleb välja arendada ka teatav riiklik võimekus nende hädaolukordadega toimetulekuks. Ja et see, nagu ka Tuuli eelnevalt mainis, et toimuks siis juba nagu olemasolevas riikliku kriisisüsteemi raamistikus. Et me selle tuumajaama lisame sinna olemasolevasse süsteemi. Hädaolukorra lahendamise plaani juures on oluline ka siis selle pidev harjutamine ja õppuste läbiviimine. Ja et on kehtestatud siis selles teoseelnõus ka nõue, et vähemalt kord 3 aasta jooksul tuleb siis seal tuumajaamas läbi viia selliseid õppuseid, et kus mängitakse läbi ka siis seda käitise välist reageerimist ja kaasatakse ka näiteks kohalikku elanikkonda, näiteks evakuatsiooni teemade läbiharjutamiseks. Ja meil on seadus ka kirjas, et mis teemadel tuleb neid erinevaid õppuseid teha, et seal on ka siis julgeoleku stsenaariumid.
et kui on ja näiteks erinevad hübriidrünnakud või ka näiteks julgeolekuintsidendist võib saada hädaolukord, et ka need seosed on siin loodud. Aga kui ma juba mainisin, et siis tegemist on sellise väga rangelt rahvusvaheliselt reguleeritud ja rahvusvahelise keskkonnaga, et kus tuumatehnoloogiat kasutatakse, et siis tegelikult on ka väga palju rahvusvahelisi mehhanisme, et erinevate sündmuste lahendamiseks, et kust saada abi. Eesti on väga eeskujult liitunud enamike siis konventsioonidega, mis puudutavad siis nii-öelda kiirguse tuumahädaolukordades siis vastastikust abi andmist ja et on ka Euroopa Liidus vastav raamistik ja oleme sõlminud ka teiste riikidega nii-öelda kahepoolseid koostööleppeid selles abi andmiseks ja saamiseks, sest et kui kuskil toimub mingisugune sündmusõnnetus, et siis on kõigi huvi, naaberriikide ja teiste riikide huvi ka see võimalikult efektiivselt kiiresti ära lahendada. Et sellel on nagu globaalne mõju, et sektorile tervikuna. Ja et selle programmi arendamisel on tegelikult võtmekohaks siiski inimesed. Et pädevad, motiveeritud inimesed, et kes neid plaane rakendavad, ellu viivad, et kellel on valdkondlikud teadmised. Ja et praegu oleme ka Siseministeeriumis kasutanud väga aktiivselt rahvusvaheliselt pakutavaid koolitusinstrumente, eelkõige Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri kaudu, Ameerika Ühendriikidega on väga aktiivne koostöö ja et ka Euroopa Komisjon ja et mõned riigid, et kahepoolselt nagu Prantsusmaa, Jaapan ja Soome, kes on meie pikaajalised partnerid, pakuvad meile seda väljaõpet. Nüüd lõpetuseks räägin natukene ka rahanumbritest, et millised on lähiaastatel siis Siseministeeriumi haldusalas need investeerimisvajadused. Et neid pädevused välja arendada ja et oleks siis ka Siseministeeriumi haldusala, et me valmis sellest tuumaprogrammi elluviimiseks. Et praegu räägime siis natukene alla 2 miljoni suurusest kogu investeeringust perioodiks 2027 kuni 2030, mis siis on eelkõige siis seotud tööjõukuludega, et me näeme, et meie haldusalas, et peaks tekkima siis aastaks 2030 8 lisakohta praegusega võrreldes, et kes siis oleks siis partneriks tuumaregulaatorile TTJA-le, oleks siis asukoha valikus aktiivselt partnerid, et saaks maandatud need hädaolukorra ja julgeolekuriskid ja et Kaitsepolitseiameti puhul on see, et nende vajadused on siis muidugi esitatud veel eraldi S-tasemel. Kui me räägime nüüd kogu hädaolukordadeks valmisoleku võimekuse väljaarendamisest selleks hetkeks, kui tuumajaam alustab tööd, et 2000, eeldatavasti circa 2035. aasta paiku, et siis on Siseministeeriumi haldusala kogu investeeringu vajadus hetkel hinnatud kuskil 17 miljoni euro suuruseks. Aga et ma rõhutan siinkohal, et see on konservatiivsel meetodil tehtud hinnang, mis põhineb siis suurtel tuumajaamade ohuraadiustel ja et siis tehnika vajadusel. Et see, et mis on meie tegelikud vajadused, sõltub siis sellest, et kuidas siis tuumaregulaator TTJA, et on öelnud või hinnanud või kinnitanud, et mis on siis see reaalne riskipilt selle tuumajaamaga seoses ja samuti siis ka meil julgeolekuasutused, et mis on tollel hetkel meil see julgeolekuolukord, et millised vajadused meil on. Aga praegu pigem võtsime konservatiivse lähemise. Ja et meie põhisõnumid selle eelnõu puhul ongi need, et me ei loo seda hädaolukordade julgeolekusüsteemi eraldiseisvalt, et vaid me integreerime selle meie olemasolevasse siis riiklikusse kriisisüsteemi ja julgeolekusüsteemi samamoodi. Ja et kuigi väga palju saab olema siin vastutust
tuumajaama käitajal, et siis ka riik ei saa ennast paljudest asjadest taandada, et mis puudutab siis julgeolekuriskide hindamist ja ka et käitise väliste hädaolukordade lahendamise võimekust. Ja et võtmetähtsus on ikkagi inimesed ja valdkondliku pädevuse arendamine, et mille juures me siis saame väga palju tuge abiga siis rahvusvahelisel tasandil. Aitäh! Aga tänud selle põhjaliku ülevaate eest ja lähme edasi. Annaks sõna Keskkonnaametile. Aitäh! Et ma võib-olla väga lühidalt räägin sellest, et mis meil praegu on, et ka Siseministeeriumi kolleegid rõhutasid mitmel korral, et me ei loo midagi uut nüüd selle julgeoleku ja hädaolukordade kontekstis, vaid me tegelikult arendame edasi seda olemasolevat, mis on. Ja me oleme ka praegu juba rahvusvahelises võrgustikes, et juba 90. aastatel on meil vajalikud konventsioonid ratifitseeritud ja see vastastikune abi andmise süsteem ja vastastikune teavitamine siis võimalike tuuma- või kiirgusõnnetuste puhul, see tegelikult praegu toimib ja on kogu aeg toiminud. Aga et kuna aeg-ajalt tekib nagu mulje, et meil ei ole tuuma ja siis nüüd tuleb see tuum, et tegelikult ümbritseb meid terve rõngas erinevaid tuumajaamu, mis meid mõjutavad. Et see pealkiri on, et tuumajaamad umbes 300 kilomeetri kaugusel, aga see 300 kilomeetrit puudutab nüüd neid kollaseid, helekollaseid ringe, et siin on veel paar-kolm tuumajaama, mis on kaugemal kui 300 kilomeetrit peal, kuna Valgevenest ju meil ka väga palju räägitakse. Siia võib veel juurde, kas siin täpp tuleb ka ei tule? Siin ju planeeritakse suurt tuumajaama veel Põhja-Poolasse, see jääks ka selle kaardi peale. Ja miks ma räägin, oleme võtnud üldse siin näites aluseks selle 300 kilomeetri, kuna tegelikult Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuril on soovituslikud hädaolukorra ohutsoonid kinnitatud, mille alusel siis peaks ka hädaolukordade lahendamist planeerima ja see 300 kilomeetrit on selline soovituslik toiduohutsoon, et siin on neid erinevaid tsoone, on ka 100 ja 15 ja 30, aga see nüüd ei puuduta tegelikult neid tuleviku SMR, et nende puhul see süsteem vaadatakse ringi, aga me räägime praegu olemasolevatest teise ja kolmanda põlvkonna jaamadest. Nii et tegelikult me peame oma hädaolukordade planeerimisel juba nii või teisiti arvesse võtma siis meid ümbritsevaid tuumajaamu ja aeg-ajalt kõige probleemsem on meil olnud see Leningradi tuumajaam, eks ole, kus nüüd on küll 4 reaktorist 2 on nüüd välja vahetatud, 2 Tšernobõli tüüpi reaktorit on seisatud, töö lõpetanud, aga 2 on veel, et praeguste plaanide 2030 peaksid nad ka need 2 välja vahetama, aga need tähtajad võivad venida. Kui me nüüd veel läheme, siis tegelikult sellises 100 kilomeetri raadiuses on meil 2 tuumajaama, et üks on seesama Leningrad ja teine on siis Loviisa, et selle 100 kilomeetri raadiuses peavad meil olema tegelikult nagu päris plaanid ka, et kuidas me teeme, sellepärast meil on ka praegu 2 hädaolukorra lahendamise plaani, meil on siseriikliku kiirgusõnnetuse hädaolukorra lahendamise plaan ja meil on rahvusvahelise tuumaõnnetuse HOLP. Kui meil tuleb oma tuumajaam, siis need asjad vaadatakse ringi, aga nüüd teosega seoses, kui me räägime hädaolukorra lahendamise plaanidest, siis me räägime selle käitise ja siis selle tuumajaama käitaja plaanidest. Need riiklikud plaanid, millest mina räägin, need lähevad edasi ja täienevad sinna juurde, et kui lähemalt vaadata, et siis meil lähimate jaamade 100 kilomeetri raadiusesse jääb siis nii Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal kui Harjumaal alasid. Loomulikult need on planeeringulised raadiused, et kui päriselt ka kuskil midagi juhtub või on oht, et juhtub või meil on kahtlus, et juhtub, siis mudeldatakse neid vastavalt tegelikele ilmastikuoludele. Et see ei tähenda nüüd seda, et kui ühes tuumajaamas midagi juhtub, et siis kontsentriliste ringidena kõik see levib. Loomulikult mitte vastavalt tuulesuunale, vastavalt muudele õhuvoolude liikumisele, aga need võimekused on Eesti riigil
ka praegu olemas. Nii et ükskõik, kas me asume tuumaenergeetika teele või mitte, tuumajaamad meie naaberriikides mõjutavad meid nii või teisiti ja praegusest plaanist tuleb neid pigem juurde just see Poola uue suure jaama ehitamine Põhja-Poola on meid kindlasti teatud määral mõjutav. Ja ka näiteks need ambitsioonikad Soome ja Rootsi programmid, mis ju räägivad juba ka sellest, et on väiksed tuumajaamad keskkütte katlamaja tasemel, et seal on kindlasti teatav mõju, aga neid riske me regulaarselt hindame üle ja ümber, et 2-aastase tsüklitega me tegelikult vaatame, kas need riskid on muutunud või mitte. See puudutab siis ka neid olemasolevaid tuumajaami. Et see ongi lühidalt selline praegune ülevaade. Aitäh teile! Tänud ja annaks nüüd sõna Päästeametile. Ja, aitäh! Tulengi kõigepealt selle juurde, mida Keskkonnaametist Teet välja tõi, et meil on praegu riiklikult valmis need plaanid, mis puudutavad rahvusvahelist tuumaolukorda või tuumahädaolukorda ja siis riikliku kriisi või kiirgushädaolukorda. Aga nüüd peame looma valmisoleku ka riigisiseseks tuumahädaolukorraks sellest planeeringust ja seaduse nõudest tulenevalt. Ja nüüd Päästeameti vaatest hakkab kogu see planeeringuprotsess kindlasti koostöös TTJA-ga väga tugevalt pihta, nii need asukohapõhised lähenemised ja ka edasine järelevalve. Enne kõike vaatame meie siis planeeringu ja järelevalve mõttes sellele poolele otsa, kuidas see tuumajaam ise oma siseste regulatsioonidega, sisese valmisoleku, oma isikkoosseisuga on valmis lahendama võimalikke avariiolukordi. Ehk siis meie peal on väga oluliselt, et just nende enda valmisolek ja sinna peale tekib siis meie enda valmisolek, et kui ettevõtte siseselt avariiolukordadega hakkama ei saada või läheb väljapoole käitist, et siis kuidas on päästevõimekus. Ja kogu selle protsessiga koos, et me näeme, et me peame kindlasti hakkama arendama ka selles vastavas piirkonnas, kus tuumajaam tekib, päästevõimekust, mis täna ei ole päris selline, nagu ta ka esmareageerimise mõttes vajalik on. Ja teine pool väga oluliselt on seal juures siis ka kogu elanikkonnakaitse valmisolek, mis osaliselt sõltub nüüd nendest tuumajaamaga seotud täiendavatest kiirgus tuuma eripäradest, mis tähendab, et meil on vaja juurde täiendavat varustust, täiendavat eritehnikat, kus saaks ilma mehitamata sõidukitega ja vahenditega ka sinna jaama sisse minna. Aga meil on paralleelselt vaja ka neid elanikkonnakaitsevõimeid arendada, mida on meil vaja nii sõjalisteks kriisideks, muudeks hädaolukordadeks ja need samad asjad on kasutatavad siis ka tuumaõnnetuste korral. Ehk siis kogu evakuatsiooni valmisolek, varjumise korraldus, ohuteavitus, elanike ettevalmistus. Et need ei ole meil selle seaduse mõttes kuidagi eraldi siia sisse kirjutatud. Need on asjad, mis peavad meil olema nii kui nii, mille suunas me peame veel väga palju ka tööd tegema. Ja meie enda vajadused on väga palju seotud siis lisavarustusega, vahenditega, mis tuleb sellest CBRN-i ehk siis keemia, bioloogia, kiirguse tuuma, sellest viimasest tuuma poolest. Et me oleme praegu väga palju kaldu põhjendatult keemia poolele, eks meie valmisolek keemia õnnetusteks on praegu aastakümnetega väga hästi välja tulnud, välja arenenud ja nüüd peame selle sama süsteemi külge olemasolevate asjade juurde lisama kogu seda tuuma valmisolekut. Nii et see viimane N-täht tuleb meil sinna praegusega võrreldes oluliselt tugevamalt juurde ehitada. Aga see meie poolt kõik. Tänud ja siin ongi kohane nüüd anda sõna PPA-le, et ole hea. Ja, aitäh. PPA poole pealt eelnõu väljatöötamisse me oleme ilusti olnud kaasatud ja vajadused on kaardistatud. Nagu ka Päästeameti peadirektor välja tõi, siis tänane väljakutse tuumajaama rajamisel on kindlasti olemasolevate PPA riiklike ülesannete siis selline täiendav keerukus ja riskiaste ning ressursivajadus, et see on ilmselge. Võib-olla lühikeses jooksus me hindaksime kindlasti siis ekspertiisi ja eksperti taset, mis seda organisatsiooni siis edasi viiks ja ette valmistaks vajalike sündmustele reageerimiseks. Ja pikas jooksus samamoodi on siis operatiivreageerimine ja vahendite ning väljaõpete tagamine, samuti ka inimesed.
Ülevaatlikult, mis see PPA roll siis selles vaates on, me jääme kindlasti oma põhiülesannete jäävus seal säilib. Mida ma välja toon, on siis siin vedude riskianalüüside ja eelhinnangute kooskõlastamine ja ühtlasi ka hädaolukorra lahendamisse kaasumine ning selle valmisoleku harjutamine. Et see on ülevaatlikult see, kus siis PPA põhiroll välja kiirgub selles kontekstis. Muud lisada ei ole. Kõlas nagu hästi mahlaselt, PPA roll kiirgub välja seal tuumajaama protsessis. Aga kuidas kiirgub Riigi Infosüsteemide Ameti roll, siis kuulaks hea meelega Andres, ole hea. See mikrofon, aktiveerus. Ma alustaksin sellest, et RIA poolt me oleme igati ka paadis. RIA toetab tuumaenergia ja ohutuse seaduse vastuvõtmist. Tegemist on vajaliku olulise sammuga. Samas soovime juhtida tähelepanu aspektile, et kui palju siin esitlustes sõna küber läbi käis või siis eelnõus. Et küberkaitse teema käsitlus eelnõus on hetkel pigem tagasihoidlik ja kaudne. Et samas tahaks rõhutada seda küberkaitse rolli olulisust kogu selle projekti või selle kavandatava arenduse puhul. Et tänapäevased tuumarajatised on tugevalt digitaliseeritud süsteemid, kus juhtimissüsteemid, seire, isegi füüsiline turve, hooldus, operatiivne juhtimine toimuvad arvutipõhiselt. Seetõttu ei ole küberkaitse siin selles osas mingi eraldi lisakiht, vaid lahutamatu osa tuumaohutusest ja julgeolekust. Ja RIA hinnangul peaks küberkaitset käsitlema kogu tuumarajatise elutsükli kontekstis. Et see tähendab, et sellega tuleb arvestada juba kõige varasemast faasist, et niipea kui meil seadus vastu võetakse, regulaator luuakse, tuleb hakata küberteemadega aktiivselt tegelema. Et siis regulaatori loomisel, planeerimisel, tehnoloogia valikul, projekteerimisel ning edasi ehitamisel, käitamisel, lõpuks ka rajatise sulgemisel. Ja eriti oluline on siin tuletada meelde see põhimõte, et mida nimetatakse siis tuumavaldkonnas security by design, ehk siis turvalisus juba disainist alates. Et see turvalisus tuleb siis süsteemi sisse kavandada juba kohe algusest peale, mitte hiljem tegeleda tagajärgedega. Et küberkompetentsi korraldusest on meil siis selline arvamus, et kuidas riik korraldab küberkompetentsi tuumavaldkonnast. Täna on Eestis kriitilise infrastruktuuri küberkaitse korraldatud tsentraalselt, et see kompetents on koondatud RIA-sse, kes täidab ka riikliku küberjulgeoleku keskuse rolli. RIA seisukoht on, et tuumaregulaatori juurde ei oleks võib-olla otstarbekas luua eraldi küberkompetentsi, vaid tuleks kasutada olemasolevat riiklikku võimekust, mis on täna RIA-s. Et see võimaldab vältida siis asjatut dubleerimist, konkureerimist ja kompetentsile, et sellise spetsiifilise kompetentsi väljaarendamine on ka ajamahukas ja ressursi nõudlik. Et see tagab ka ühtse lähenemise ja võimaldab siis kasutada olemasolevat kogemust, mis on RIA-l seni olnud siis kriitilise infrastruktuuri küberkaitses tekkinud. Ja mis puudutab küberjulgeoleku raamistikku, siis oluline on rõhutada, et kriitilise infrastruktuuri objektide küberregulatsioonide puudust Eestis ega Euroopa Liidus täna ei ole. Et kui see tuumajaam oleks täna olemas, siis ta oleks allutatud siis Eesti küberturvalisuse seadusele, mis rakendab Euroopa Liidu NIS2 direktiivi nõudeid. Euroopa energiasektori küberturbe raamistik rakenduks kohe, samuti siis Cyber Resilience Act, eesti keeles on siis küberkerksuse akt, mis seab nõuded digitaalsetele toodetele. Edasi läheksid juba siis rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuri juhendmaterjalid, mida oleks vaja arvestada ja rakendada. Ja sealt edasi on rahvusvahelised tehnilised standardid, mis siis tagavad konkreetsed meetmed. Ja küsimus ei ole iseenesest niivõrd regulatsioonide olemas, vaid selles, et kuidas neid tuumavaldkonnas siis rakendatakse, integreeritakse. Tegime ka sellise esmase hinnangu, et mis on tõenäoliselt küberohud, et kui me siin seda projekti käivitame.
et Riia hinnangul ei ole peamine oht otsene rünnak reaktori juhtimissüsteemidele või tehnilistele süsteemidele, et palju realistlikumad on sellised nõnda öeldud hübriidohud, milleks on siis mõjutustegevus ja desinformatsioon, andmepüük, identiteedivargus, tarnehääle alltöövõtja kompromiteerimine, et projekti infovargus või manipuleerimine, lunavararünnakud projekti osapoolte vastu. Et see kõik on selline palju lihtsamini teostatav. Et need ohud algavad ka kusjuures sageli juba enne ehituse algust ja kõikide projekti algusfaasides. Et kokkuvõtteks ütlekski, et toetame seaduse vastuvõtmist ja tuumavaldkonnas ei ole siis ka küberkaitse eraldi teema, et paluks sellega arvestada, vaid osa süsteemi tervikust ehk ohutusest, julgeolekust ja töökindlusest. Aitäh! Aga tänud selle eest, et tõepoolest mõtlema panev, et kas seal seaduses ei ole mingit küberist nagu midagi kirjas või? Peaks ikka olema, on kommentaar. Kaudselt on seal välja loetav, et ka IAEA käsitleb tegelikult küberit ja arvuti kaitset oma selles üldises turvaraamistikus, et ta ei too seda nagu väga eraldi välja, aga seda järjest rohkem on IAEA täna eraldi ka reguleerimas ja soovitusi andmas. Nii, aga ma näen seal kirge sõna võtta. Mari Leska, Kliimaministeerium. Et lihtsalt täpsustuseks, et kuna küberturvalisuse, nii nagu siin on ka mitu korda käinud läbi, et me proovime ära kasutada kogu seda olemasolevat raamistikku. Ehk siis küberturvalisuse seadus on tegelikult meil olemas, see kätkeb hõlmab ka tegelikult kõiki neid nii-öelda ohte. Ehk siis seetõttu me ei ole siin on lihtsalt viited, et me ei ole midagi siia tuumaseadusesse eraldi juurde pannud. Ja see sama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri need juhendeid materjali vaadates, et tegelikult me Eestis oleme selles osas ikkagi väga, väga hästi arenenud. Et võib-olla see on ka see põhjus, miks eraldi ei ole välja toodud. Aga olen täiesti nõus, et ohuhinnangud, asjad on siiski erinevad ja nii-öelda alamaktide ja kogu selle programmi edasi minnes tuleb sellele kindlasti rohkem rõhku pöörata. Aitäh! Tänud selle rahustava selgituse eest ja annaks sõna nüüd Fermi Energiale, et kuidas siis teie näete kogu seda turvalisuse teemat? Kaspar Kööp, ohutusjuht Fermi Energia. Ma arvan, et meil võib-olla on kõige väiksem sõna selles vestluses täna, aga võttes arvesse siis selle eelnõu teksti ja sisu, siis sellest peegeldub välja jälle see, et tuumaenergiat ei ehitata üksi. See on rahvusvaheline ja väga hästi rahvusvaheliselt reguleeritud teema, väga heade juhenditega. Fermi Energial kui ühel võimalikul siis tuleviku tuumajaama operaatoril on juba praegu olemas partnerid, kellega koos me valmistume ette selleks, et kui riiklik regulaator 1. jaanuarist alustab tööd, et me saame tulla täpselt nende küsimuste ja aruteludega siis regulaatori juurde. Võib-olla märgiks ära ühe asja veel, mis meile kui operaatoril on oluline, on see, et kui sellist riigi poolt juhib palju rahvusvahelise aatomienergia agentuuri erinevad juhendid, dokumendid, juhised, siis tuumaoperaatoritel on oma klubi, maailma tuumaoperaatorite organisatsioon või VANO, mille sees siis tuumaoperaatorid jagavad infot erinevate sündmuste, intsidentide, nende lahendamiste kohta ja kus väga palju siis toetatakse üksteist ka selle turvalisuse ja julgeoleku tagamise teemadel. Loomulikult need on teemad, millest on väga raske rääkida, sest üldjuhul kõik analüüsid ja turvaplaanid on suhteliselt suletud. Et kui me räägime hädaolukordadest või kriisidest, siis nendest teemadest on loomulikult lihtsam rääkida partneritega. Aga võib-olla see märkus just, et mitte ainult riik ei oma partnereid, vaid ka siis need samad
operaatorid omavad partnereid, sest me teame, et õnnetus ühes jaamas või intsident ühes jaamas on intsident kõikides jaamades ja mõjutab seda sektorit tervikuna. Seega pigem on koostöö väga, väga soovituslik. Aitäh! Martti Jeltsov, Fermi energiatehnoloogia juht. Kaspar ütles tegelikult enamuse ära, aga ma lihtsalt tahaksin rõhutada nagu laiemast vaatest, et meie kui võimaliku tuleviku operaatori vaatest ja püüdes panna ennast ka või mõelda, et keegi teine võib operaatori Eestis olla, et kuidas see seadus siis nagu sobiks, eks ju, et ma lugedes seda seadust ma võin väita, et meile tundub, et see protsess on vähemalt selge. Nüüd me teame, et kuidas tuleb teha erinevates, ütleme siis jaama arenguetappides ohu ja riski hinnanguid ja nendel põhinevad plaanid. Et see protsess on selge, see on väga oluline investoritele ka. Teine asi, need nõuded konkreetsemalt, need on tegelikult põhjendatud, lugedes seletuskirja, kuulates siin need ettekanded, need nõuded on põhjendatud ja ütleme, meil ei ole nagu vastu vaielda midagi. Ja hästi oluline, mis täna tuli ka välja, et kui me toome need riskiplaanid ja ohuhinnangud ja kõik need tegevused võimalikult varajastesse jaama arendamise etappidesse, siis me tegeleme selle ennetamisega niivõrd hästi ja põhjalikult, et loodetavasti selle reageerimise ellurakendamisega me rohkem ei pea tegelema kui õppustel. Et see on ka nagu tänuväärt, et see võimalikult varakult keskendume ennetamisel nii ohutuse kui ka turvalisuse vaatest. See on lihtsalt täiendus Kasparil. Tänud ja TTJA, nagu alati saab meie aruteludel sõna, siis kuulaks ka täna seda. Et tulevase regulaatori poole pealt tahaks võib-olla rõhutada seda, et julgeoleku vaatest ettevõtete loastamine käib täna Eestis ka. Et siin laua ümber istuvate ametitega me teeme absoluutselt igapäevast koostööd suurõnnetusohuga ettevõtete loastamisel, kaitsetööstuse arendamisel, relvatööstuse arendamisel ja välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamisel ja samamoodi TTJA ise täna on küberturvalisuse järelevalveasutus ka, aga toetudes suuresti ikkagi RIA-le. Ja selle tuumajaama loastamise protsessi, nagu Siseministeerium just rääkis, me oleme üles ehitanud tegelikult olemasolevatele süsteemidele. Eelloa raames me vaatame üheskoos julgeolekuasutustega, kas antud ettevõte ja tema investorid on võimelised ehitama ikkagi julgeolekualaselt ka sobivat tuumakätist ehitama ja käitama, ülalpidama, hoidma. Ja ehitusloa raames koos Päästeametiga on ettevalmistamisel ikkagi alati eeldusena hädaolukorra plaan ja vaatame, et kas see päriselus on rakendatav sarnaselt tegelikult täna näiteks kemikaaliettevõtetega, kes asuvad meie sadamates. Et selline kogemus ettevõtete ohu hindamisel ja jooksvalt ja loastamisel on tegelikult täna siin laua taga olevatel ametitel kõigil olemas. Ja tõesti see võib-olla viimane, mis ma tahakski välja tuua, on ka see, et eelnõu kohaselt tegelikult Eesti ei ole ja ei saa olema esimene, kes antud siis kätist hakkab loastama, et meil on olemas teiste riikide kogemus enne, kui meie seda ka teeme ja seda ka julgeoleku vaatest. Aitäh! Aga tänud. Kas on mingi asi, mida TTJA ei tee? Mul on tunne, et varsti võiks nagu riigi juhtimise selle TTJA-le ära anda ja minna ise rahulikult puhkama. Väga töökas amet on, kiidame väga ja väga tubli amet on tõesti. Nii. Kuulge sõbrad, me tegime nüüd tiiru peale, et ma korra küsiks, kas ministeeriumitel, Siseministeeriumil või Kliimaministeeriumil on nagu midagi kommenteerida või jäi midagi nagu siin laua taga kõrva, mis oleks vaja ära selgitada? Kliimaministeerium Marilisk. Võib-olla ma lihtsalt rõhutan korra seda ka, et me räägime, kogu see tuumaenergia seadus ongi esiteks ennetamine, teiseks siis see riskide maandamine ja tegelikult me ei ole rääkinud sellest kõige hullemast variandist, ehk siis tegelikult on ka vastutuskindlustus. Ehk siis teosega tuleb selline tuleb siis vastutuskindlustus 350 miljonit ühe siis käitise kohta, ehk siis selle kõige kehvemal juhul on ka tagatised olemas, et see jäi meil siin
võib-olla rõhutamata. Väga tähtis. Kui pauk käib, siis 350 miljonit. Ei käi muidugi. Ma arvangi, et iseenesest see loogika, et parem nagu ennetame kõvasti, siis jah, et siis ei pea pärast nagu jamama, on ülimõistlik. Aga lähme võib-olla küsimuste juurde, Maarja, ole. Ja, mul 2 küsimust 2 eri teemast. Üks puudutas seda ka välisvaatlejate ja kontrollijate taustakontrolli, et kuna tuumatemaatika on ikkagi globaalne, ka kolmandad riigid on, siis kas on olemas ka mingisugune raamistik, kuidas teised tuumariigid, kes ei ole meile sõbralikud, kas nendest vaatlejad ka käivad. Ma mäletan kunagi mingis tuumas nägin, kus oli 2 kaamerat, üks oli IAEA järelevalvekaamera, teine oli vist Rosatomi kellegi järelevalvekaamera, mis jälgisid seda tuumamaterjali. Et kas on nagu seda teemat ka, et nagu seda järelevalvet käib teostamas või nagu kontrollimas või vaatlemas ka kolmandatest riikidest osapooli? See on esimene küsimus, siis pärast küsin teise. Aitäh, Reelika Runnel, Siseministeerium. Tegelikult Eestis käivad ka täna Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri inspektorid ja et samuti see nii-öelda neid külastavate inspektorite siis see taustakontrolli on ka nii-öelda tänane protsess. Et oleme ka seal korduvalt neid inspektori kandidaate ka tagasi lükanud. Ja jah, et käib ka kolmandatest riikidest võib tulla inspektoreid, et eriti kui me räägime Eestis näiteks Ameerika Ühendriikide tehnoloogia kasutuselevõtust. Ka jaapanlased on nii-öelda väga ranged, et enne kui tehnoloogiat müüakse või tehnoloogia kasutamise üle, et ka nemad soovivad seda järelevalvet teostada, et nende tsiviilotstarbeks arendatud tehnoloogiat ei kasutataks siis seal sihtriigis mingitel kuritahtlikel eesmärkidel või nii-öelda tuumarelva arendamise programmis. Aga jah, et nii-öelda järelevalvaja number 1, ta nimetatud rahvusvahelist ka tuumavalvekoeraks on siis Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur ehk IAEA, mis on ÜRO organisatsioon ja nemad tõepoolest paigaldavad ka siis neid erinevaid jälgimissüsteeme nendesse tuumakäitlastesse, et hoida siis pidevalt silm peal sellel, et tuumamaterjali kuskile kõrvale ei sahkerdataks. Jah, aga et ka need rahvusvahelised inspektorid käivad ka täna ja et on nii-öelda siis see mehhanism nende aktsepteerimiseks, kontrollimiseks täiesti olemas. Aitäh. Ja teine küsimus puudutab just seda, et kui on seal nii ehitusfaasis kui selle tegelikult eelhindamise faasis on julgeolekuasutuste poolt ka ohuhinnangute ja detailide projekti ülevaatamine, et kas näiteks näitena seesama Kanada projekt Kanadas versus siin, et kas näiteks ohuhinnang on PPA või kes iganes selles vastab, on nagu sarnane, et kas näiteks, ma ei tea, seinte betooni paksus või sellised asjad on nagu enam-vähem võrreldavad või on need kohad, kus võib tekkida olukord, kus me siit saame karmimad tingimused, mis võivad vajada relitsenseerimist. Et see oli mu põhiline, ütleme, see küsimuse eesmärk. Et kui me seame karmimad nõuded, kui näiteks Kanadas on, ma ei tea, seinte paksusele või reaktori kambrile või millegi, et siis see võib põhjustada näiteks kogu projekti relitsenseerimist ja muudab ta efektiivselt first of a kindiks ja siis esmaehituseks. Mitte päris võib-olla, aga ütleme, see on see küsimuse suund, kuhu ma üritasin minna, et kas seda on täna juba näiteks Kanada regulaatoriga aktiivne suhtlus, et oleks teada, mis on, kas nende poolt tehtud hinnangud on ka meile pädevad või on see koht, kus meil potentsiaalselt tuleb lisapiiranguid? Aitäh, Reelika Runnel, Siseministeerium. Pigem selliseid nii-öelda suuremahulisi disaini muudatusi, et selles vajadust täna me näha ei oska, aga jah, et julgeolekuasutused, et eelkõige Kaitsepolitsei amet saab olema kaasatud siis nende ohuhinnangute koostamisse ja ka sealhulgas ka siis nende seinte paksuse hindamisel. Aga maailma praktikas tegelikult on näide, et kus
on seda disaini muudetud, et on venelaste VVR 1200 reaktortehnoloogiat, mida kasutab Valgevene, et kes siis võttis selle venelastelt nii, nagu ta oli, aga soomlased, kes ka sama tehnoloogiat, et pidasid vajalikuks sinna lisada täiendav betoonikiht. Aga et seda mitte siis nagu õnnetuse riski, vaid et pärast 9/11 sündmuseid, et siis Ameerika Ühendriikides, et kaksiktornide sest et arvestatakse tuumrajatiste puhul alati ka suure reisilennuki peale kukkumise võimalustega. Et ka selliseid riske tuleb meil hinnata, et on ka asukoha valiku küsimus, et kas seal on lennukoridorid, et kas sellised riskid on tõenäoliselt, et kõik see taandub nendele riskihinnangutele, ohuhinnangutele, aga ma usun, et suure osa neid riske saame maandada ka muude meetoditega, et me ei pea hakkama seda disaini selliselt muutma, et see reaktori tehnoloogia muutuks meie jaoks niinimetatud siis first of a kindiks, esimeseks omataoliseks. Aitäh! Tõnis, ole hea. Aitäh selle ülevaate eest ja mul on selles mõttes hea meel, et ametid on panustanud nii sellesse eelnõusse kui teinud tervikuna endale selle nii-öelda protsessi päris üksikasjalikult selgeks, nii palju kui siis seda tänases etapis vaja on. Ma tulen selle slaidi juurde, mis puudutab Siseministeeriumi haldusala eelarve lisavajadusi nii aastateks 2030 kuni ja ka 2035, et ilmselgelt need Siseministeeriumi haldusala vajadused ei ole ainult tuumaenergiaga seotud, et tegelikult kogu selles haldusalas on, ma arvan, eelarve soovid väga suured ja arvestades meie tänast julgeolekuolukorda, siis kindlasti siseturvalisus ja Siseministeeriumi haldusalas olevate investeeringute tegemine on üks riigi fookus. Aga see summa vist seal lõpus, kui ma ei eksi, vähemalt siin slaidil oli mingi 17 miljonit, mis oli see nii-öelda teie konservatiivne vaade, siis tagasihoidlikult ütlen, et suure tõenäosusega see summa on, kui mitte kordades suurem, siis poole suurem kindlasti, mis te olete täna nii-öelda planeerinud. Aga minu küsimus on selles mõttes nagu, kas teil on teiste riikide puhul mingisuguseid praktikaid või mitte, et ilmselgelt sellise regulatsiooni nii-öelda väljatöötajaks, selle raha rakendajaks peab olema riik, aga et kas ja kuidas oleks võimalik siis nii-öelda tulevase operaatoriga neid kulusid kas siis jagada või mitte. Maksumaksja puhul see selles mõttes ei oma väga tähtsust, et maksumaksja maksab kas siis selle raha riigieelarvesse ja riigieelarvest läheb see raha Siseministeeriumisse või lõpuks tellib seda teenust siis tulevaselt operaatorilt ja maksab selle kaudu selle teenuse kinni, et aga kas on mingid selliseid häid näiteid või praktikaid mujalt riikidest? Aitäh! Aitäh, Reelika Runnel, Siseministeerium. Et selliseid praktikaid riikides ei ole, et kus et see tuumajaama operaator nii-öelda maksaks kinni siis kohaliku päästevõimekuse täieliku väljaarendamise. Et kehtestame nõuded, et siis selle kohapealse päästevõimekuse loomiseks operaatorile, et siis teatava piirine, aga et mis puudutab ikkagi jaama välist nii-öelda sekkumist, et seal me riigi seda rolli taandada ei saa. Aga praegu selle eelnõuga ei ole ja sellist nii-öelda kompensatsioonimehhanismi ette nähtud, et ei ole ka teada teiste riikide praktikast, et seda, et jah, et aga jah, et mis puudutab seda eelarve prognoosi, et siis siinkohal on konsulteeritud teiste tuumariikidega. Eelkõige oleme vaadanud Soome praktikat, et soomlastel on ka väga head määrused välja töötatud hädaolukordade puhuks nende ohuraadioste puhul. Aga et kuna praegu ei ole meil siis nii-öelda sellist regulaatori templiga hinnangut, et milline on see hädaolukorra planeerimistsooni suurus, et millised on need käitisevälised potentsiaalsed mõjud, et siis oleme võtnud suurte tuumajaamade siis need ohuraadiused ja selle põhjal teinud need varustuse, eelkõige saasteärastuse vajalikkuse need kalkulatsioonid oma haldusalas. Et tõepoolest ei ole välistatud, et need tulevad siin suurusjärgu võrra väiksemad, kui on nii-öelda realistlikud hinnangud, aga ei tõepoolest ei ole ka välistatud, sõltuvad, mis on siis ka meie tolle hetke nii-öelda ohupilt, keskkond ja reaalsed vajadused, et see number on suurem. Aga et me ka praegu arendame neid võimekusi nii palju kui võimalik ka
rahvusvahelises koostöös. Et saame sealhulgas ka siis väga palju väljaõppe ja ka varustuse osas abi. Siis näiteks Ameerika Ühendriikidelt on koostöömehhanismid ka Euroopa Komisjoniga, et me ka hindame neid võimalusi selle protsessi vältel. Aitäh! Aitäh selle vastuse eest. Miks ma seda ka küsisin, oli tegelikult see, et üks väike täpsustus siia juurde, et võib-olla ka, mida tasuks lihtsalt korra analüüsida, on see, et suure tõenäosusega tuumajaama ehitus on ka selline protsess, mis isegi siis, kui me hindame, et see saab mingisuguseks aastaks valmis, alati on see ehitusprotsess oluliselt pikem kui, ja seda on teiste riikide praktika näidanud, mis tähendab ka seda, et see riigi kulu selles osas võib jääda nii-öelda pikaldaselt riigi kanda ja see tulemi pool jääb nii-öelda ühiskonnale alles siis nagu pikem aja vältel tagasi saama, et lihtsalt siin võib-olla kuidagi, see ei ole võib-olla konkreetse seaduse temaatika, aga lihtsalt tulevikus mõeldagi seda protsessi ka, et kui see ehitus jääb venima või see mingitel põhjustel ei realiseerugi tulevikus, et siis riik, kes on võtnud selle kulu enda kanda, saaks siin siis kas mingisuguseid nõudeid esitada võimalikule tulevasele operaatorile või siis kuidagi mingisugust muud mehhanismi rakendada, et lihtsalt sellele korra mõelda. Aitäh! Mõistlik jutt. Nii, vaatame. Järgmiseks Jaak, ole hea. Jah, aitäh. Et väga iseenesest ju mahukas ja sisuline keeruline teema, et püüame läbi närida meiegi siin, eks ju, ja ma usun, etki teil on palju mõtlemist ja õppimist, aga ma tulen ka nende kulutuste juurde, et Kliimaministeerium näitas tuumaprogrammi eelarvelist mõju RES vaade 2027–30 18,6 miljonit ja aastate kaupa välja toodud, käitamise ajal 8,3 miljonit. Et minu küsimus on, et kas seal on need Siseministeeriumi, Päästeameti ja kõik need kulud ka sees või oli seal TTJA ehk tuumaregulaatori kulud ainult, et see on nagu küsimus ja tegelikult umbes sama, et ma ühinen küll Tõnise mõttega, et praegu on ilusti meil pandud ajaraami, et see ideaalgraafik, et niimoodi see läheb, aga juhul, kui see ei lähe nii kiiresti, siis järelikult need kulud ka ikkagi suurenevad, et või on pikemal ajal vaja selle riigi eelarvest kanda, no see on vist kõigile selge, seda ei peagi siin pikalt jutustama, et need samad kulud püsivad üleval iga aasta siis. Aga just see, et kas see RES vaade, mis oli seal Kliimaministeeriumi slaidil, kas see sisaldab ka nüüd selle Siseministeeriumi haldusala neid kulusid, mis täna siin näidati? Mari Lieska, Kliimaministeerium. Ja, sisaldab küll, et see on siis kogu nii-öelda selle programmi, ehk siis ka Siseministeeriumi kulud. Ja võib-olla ma natuke kommenteerin nende nii-öelda tulevaste kuludega, et nii nagu me ka räägime TTJA mehitamisest, ehk siis kõik kulutused peavad olema nii-öelda selle programmi arenemisega nagu samm-sammult käima. Ehk siis kui mingi asi jääb toppama, siis loomulikult saab ka vaadata, et kui palju on võimekust vaja, kui palju on nii-öelda kulutusi vaja teha. Ehk siis seda peab ka niimoodi järk-järgult vaatama nii TTJA kui ka tegelikult koolituste, päästevõimekuse ja kõige osas. Aitäh! Nii, ja Siseministeerium tahab sama asja veel vastata ja siis ole hea, Jaak. Tuuli Räim, Siseministeerium, ma tegelikult täiendan seda, mida Kliimaministeerium välja tõi, ja mida minu arvates siin meie nendel lisavajadustel on näha ka, et siin on selgelt nagu lühem jooks ja pikem jooks ja selles pikemas jooksus ilmselgelt võib tulla ka muudatusi, aga mis on selles lühemas vaates ehk RES-i mõttes siis 4 aasta vaates meie jaoks nagu Siseministeeriumi valitsemisalas väga oluline, et me hakkame juba täna neid kompetentse looma, mis meil on vajalikud selleks, et meie asutustele pandud ülesandeid hakata täitma. Sest päris ausalt öeldes täna me väga võitleme sellega, et me sellele teemale saaksime seda luua. Siin on täpsustav küsimus RES-is, seda hetkel ei ole siis järelikult järgmiste aastate RES-is neid numbreid ju momendil. Me oleme need numbrid esitanud Kliimaministeeriumile. Ei, ma saan aru, et läbi selle nagu ta võib-olla siis ilmub järgmiste aastate RES-i sügisel, aga siis veel üks täpsustav asi, et ka Kliimaministeeriumi slaidide pealt, et
ehitusjärelevalve või tuumaohutuse järelevalve osas on öeldud siin kuskil 20% järelevalveametnike tööjõust pluss ekspertide laborite kulu kannab arendaja. Mis perioodil see siis umbes on? Siis, kui ehitus läheb käima või? Ja järelevalvetasud on ikkagi mõeldud sellest hetkest, kui järelevalve hakkab pihta. Okei, ja kes seda järelevalvet teostab siis? Järelevalvet teostab TTJA kui regulaator. Ja 20% siis nende ametnike nagu tasudest, palgatasudest katab siis arendaja? Ja see on enam-vähem niimoodi praegu arvestatud nendeks järelevalvetasudeks. Ehk siis menetluse, lubade menetlus on riigilõivudega ja järelevalvetasud on siis konkreetse sellise, kui palju läheb aega, kui palju läheb ressurssi, et selle jaoks ka on eraldi siis määrus. Ja ma näen, et siin ka mingi ülemmäär on 960 000 ja, et selle panime seaduse tasemel on ülemmäär, aga niisugused, millised on need täpsed summad, et need juba sõltuvad täpselt sellest järelevalve tegevusest, järelevalve kavast, aga nii-öelda seal on see mehhanism sees. Aitäh. Selge, tänan. Ja lähme edasi, Urve, ole hea. Küsima ajendas see jutt Fermi Energia esindaja poolt, et on tuumaoperaatorite klubi, kes kohtub ja arutab neid asju, mis teie ettevõtmisega seonduvad. Ma küsin, kas seal kuuluvad kõik riigid, kas näiteks Hiina kuulub sinna või mis printsiibil sinna inimesed kuuluvad, kui see pole saladus. Aga teine sisuline küsimus on see, et äsja Massachusetts Institute of Technology avaldas materjali ühe artikli teemal tuumajäätmed, nende püsiv või ladustamispaik, et see on terves maailmas probleem ja kas on mõeldav, et sellest teemast tehakse koostööd seal selle klubi kaudu, ette? Kaspar Köpp, Fermi Energia, aitäh küsimuse eest. VANO ehk siis World Association of Nuclear Operators on assotsiatsioon või mina kutsusin seda klubiks sellepärast, et ma ei tea paremat eestikeelset väljendit selle jaoks. Tegemist on siiski organisatsiooniga, kuhu kuuluvad, ma jään praegu vastuse võlgu, millised ei kuulu, aga me räägime ikkagi läänemaailmas vähemalt laialdaselt levinud, põhimõtteliselt kõik läänemaailma operaatorid kuuluvad. Ja selle klubi kaudu koostööd, ütleme selle assotsiatsiooni kaudu tehakse koostööd ikkagi tehnoloogia parema kasutamise, ohutuma käidu ja julgeoleku tõstmise vaatest. Et jäätmete küsimuses, kui ma õigesti saan aru, siis küsimus on jäätmete lõpphoiustamise just, et nagu me oleme rääkinud, siis selles valdkonnas koostöö tegemine on siiani olnud keeruline. Ja peamiselt just selle tõttu, et kui erinevad riigid otsivad ühist lõppladustuspaika, siis tavaliselt ei leita seda ühte riiki, kes siis tahab olla see saaja rollis, kõik tahavad olla selle sandja rollis. Euroopas on selline programm käinud juba paarkümmend aastat, kus erinevad riigid on seda ikka aeg-ajalt tõstatanud. Loodetavasti nüüd, kus väikesed reaktorid, kus see kütuse kogus on tõesti nii väike, et ühel riigil on ebamõistlik selle jaoks lõpphoidlat rajada. Võib-olla nüüd on see aeg, kui on see küsimus tõstatatakse taas. Aga VANO kaudu ma arvan, et pigem tegemist on sellise opereerimise ajal käidukogemuse jagamisega, et vältida neid vigu, mida on keegi enne teinud, leidnud parema lahenduse mingi probleemi lahendamiseks, et siis jagatakse just sellist informatsiooni operatiivselt. Aitäh! Nii, Maarja, ole hea. Ja osaliselt selle eelneva jutu juurde tagasitõus ma taht vahele segada. Aga selles kulutuste või eelarve osas on plaanitud tänu selle seaduse jõustumisele nüüd rohkem kulusid, aga ma saan aru, et tegelikult osad nendest kuludest on asjad, mida me tegelikult oleks pidanud juba ammu mõnes mõttes ka ju tegema, arvestades seda, et meil tegelikult siin ümbruskonnas on tuumajaamad, et mingid võimekused, mida meil peaks olema, aga mis on võib-olla jäänud siin teiste prioriteetide varju, nüüd saavad nad tehtud, ehk siis sõltumata sellest, kas me nagu siia tuumajaama rajame või ei raja, need on asjad, mis meil tegelikult on olnud kohustusena üleval juba mõnda aega.
nüüd saavad nad lihtsalt tehtud, et seetõttu ma nagu ei võtaks seda, et kõik on nagu seotud otseselt meile jaama rajamise kuluga, vaid osad neist on sellised kulud, mida me tegelikult oleks pidanud juba mõnda aega tagasi tegema, mida me pole jaksanud siiamaani teha. Nüüd on suurem põhjendus, miks seda teha, et selles mõttes ma ei ütleks, et need on kõik nagu otseselt ka potentsiaalselt nagu mahakantavad kulud, et need on nii kulud, mida oleks olnud vaja teha, lihtsalt prioriteetide sättimise küsimus. Ja teine, mis ma tahtsin ära markeerida, et see argument, ma olen nõus, igasugused suurprojektid võivad alati hilineda, see kõik mis põhjustel. Ja see klassikaline põhjus, miks tuumajaamad on hilinenud, on olnud see, et suurte jaamade puhul nende ülekandmine disaini ühest asukohast teise on peaaegu alati nagu uue jaama ehitamise litsenseerimine, sest tihti tehakse muudatusi tulenevalt kohalikust regulatsioonist, kohalikust geoloogiast ja kõigest muust. Ja seetõttu nagu see toob kaasa tihti uuesti mingite komponentide litsenseerimise, valideerimise, sealt tulevad need hilinemised. See oli tegelikult üks põhipõhjus, miks üldse SMR hakati uurima, et tuua see skaala alla, nii et neid oleks võimalik nagu ühtemoodi samasse ruumi ära mahutada, et need parameetrid ja puhvrid kaitse poole pealt ja kõik oleks nii palju suuremad, et see, kuidas riigid nad varieerivad, ei põhjustaks nagu iga kord uuesti disaini. Et seetõttu on nagu vähemalt mõningane kontseptuaalne lootus, et SMR-ide puhul võiks see statistiline üle aja ja üle eelarve minek, mis on omavahel korreleeritud, oluliselt väheneda, sest see oli põhitees, miks neid tegema hakati. Nii, Päästeamet tahab kommenteerida. Ja, remark lihtsalt selle kommentaarile ka, et paljuski see, mõnes mõttes saabki öelda, et paljud asjad ja vahendid olekski pidanud olemas olema, aga siin on peamiselt küsimus selles riskide aktsepteerimises, et mida siiamaani on aktsepteeritud, kuna need tuumaelektrijaamad, mis meil ümbruskonnas on sellise kauguse peale, meil on mõningad riskid, on riigis aktsepteeritud, nüüd see pilt muutub. Nii, Tõnis. Ma ka möönan seda, mida sa, Maarjo, mõtlesid, et ma saan sellest aru ja see on see positiivne külg, aga riigil on väga palju kohustusi, mida me oleme võtnud ja mida me ei suuda täita, ehk eelarvepott on üks ja sama. See tähendab seda, et jätkuvalt, kui me kusagilt võtame mingisuguse summa ära, siis me millelgi teisele valdkonnale jätame nagu panemata, et seetõttu on nagu oluline ka neid prioriteete seada ja vaadata. Aga selles mõttes ma ütlen veel kord, siseturvalisuse mõttes meil on vaja sinna rohkem raha suunata, seal on niikuinii teisi vajadusi veel, mitte ainult see, aga on positiivne, kui me saame teha mõned asjad nagu 2-1. Nii, ma küsiks ka ühe küsimuse, et ma sain aru, et kogu see turvalisuse julgeoleku teema on natukene jagatud ühest küljest nagu operaatori vahel, kes peab vastutama mingite asjade eest ja teisest poolt siis nagu riigi poolt, eks ole, kes peab vastutama mingite teemade eest. Et siin on küsimus võib-olla nagu mõlemale poolele, et kas see on nagu täiesti siis ikkagi nagu arusaadav, et kus see piir läheb, et ühest küljest ei toimuks mingit topelt tegemist, eks ole, ja eriti hull oleks see, kui mingi asi jääb tegemata, sellepärast et üks arvab, et teine teeb ja nii, nagu see tavaliselt käib, eks ole. Et võib-olla selgitage, kus see piir täpselt läheb nagu riigi seisukohast ja operaatori vaatest ja kuidas see asi käima hakkab. Aitäh. Nii, Päästeamet kohe. Ma toon lihtsalt ühe paralleeli kõigepealt, et paralleel lennujaamad on kohustavad endal looma päästeteenistuse ja lennujaamad lahendavad enda päästeteenistusega ära need olukorrad, need intsidendid, mis lennujaama igapäevase töö käigus võivad tekkida, kus valdavalt ei ole tegemist mingisuguste hädaolukordadega, aga on vaja kõrvalist tuge, on vaja reageerida, on vaja tunda väga hästi selle lennuki eripärasid ja kõike seda, mis lennujaama territooriumil toimub. Nii kui, ja tegelikult lennujaama puhul on ka see väline reageerimise kohustus olemas. Nii kui sündmus läheb nii palju suureks, et ta hakkab mõjutama kas ümbruskonda või ongi tegemist juba sellise hädaolukorraga, kus on vaja rohkem ressursse, et seal on ka riigi kohustus. Ja täpselt üsna sama olukord on ka tuumaelektrijaamadega, nende käitistega, et see meeskond, kes koha peal on, peab hakkama saama kõikvõimalike avariiliste olukordadega, lahendama kiiresti ära, tekkida võivad intsidendid ja nii kui olukord läheb juba suuremaks,
nii tuleb päästa sinna juurde, nii tulevad teised reageerijad juurde ja kui see sündmus läheb sellest käitisest välja, hakkab mõjutama väljaspool inimesi, siis on juba riigi kohustus selle riskiga tegeleda ja seda hädaolukorda lahendama hakata. Nii et meie vaates see piir on seal, et peab väga hästi ettevõtte ise hakkama saama need käitistel sees olevate olukordadega, mis alles hakkavad arenema ja ära lahendama kiiret reageerimist vajavad asjad ka siseselt. Nii, arusaadav, aga võib-olla operaatori poolt ja siis ma näen seal ka Siseministeeriumi käsi on püsti, Kaspar Kööp, Fermi Energia. Võib-olla sellele tahaks lisada ainult nii palju, et jah, operaator koolitab välja meeskonna, kes on siis valmis reageerima erinevateks intsidentideks, näiteks nagu tulekahju, eks ole. Me ei räägi siin suurtest tuumaõnnetustest, me räägime praegu platsisiseselt või selles jaamasiseselt toimuvatest õnnetustest, ka kiirgusõnnetustest. Need inimesed suure tõenäosusega ei ole 100% päästjad, ehk siis need on inimesed, kellel on mingisugune muu tööülesanne, aga kes on koolitatud välja siis vastava õppekava raames täitma neid kohustusi, mis on pandud talle kui päästjale. Ja igal ajahetkel peab siis teatud hulk selliseid inimesi olema jaamas tööl. Et seda saab operaator tagada. Ja üks moment, mille ma lisaksin siia juurde, on teavitus. Ehk siis see, et jaama operaatoril on kohustus jaama alas toimunud intsidendile reageerida, see on arusaadav. Aga teine asi on teavitus, ehk siis koheselt, kui juhtub, isegi kui me saame ise hakkama, siis see kohustus teavitada teisi asutusi on operaatoril olemas ja vastavalt sellele siis käivituvad ka erinevad plaanid, et kas piisab sellest jaamasisesest hädaolukorra plaanist või siis rakendub juba siis ka jaama väline ja teiste ametite jõudude kaasamine. Ja tulles tagasi selle päris esimese esitluse juurde, ma arvan, et sellepärast need iga-aastased õppused, iga 3 aasta tagant suurõppused, ma arvan, et see kokkumäng ongi see, mida nendega harjutatakse, et kuidas info liigub ja kuidas erinevad organid, asutused oma võimekust peavad rakendama. Aitäh! Reelika, tahad sa lisada? Ja, aitäh, et Päästeamet ja Fermi Energia suures osas katsid need ära, aga et lisangi, et jah, et operaatori rolliks on, et siis olla võimeline reageerima olukordadel, mis nõuavad kohest sekkumist ja stabiliseerima siis selle olukorra siis väljaspoolt tuleva abi saabumiseni vähemalt. Seda nii siis hädaolukordade ja õnnetusjuhtumite puhul kui ka julgeolekuintsidentidega. Et seniks, kuni saabuvad abijõud, et see võimekus peab neil olemas olema ja et selle rolli selguse osas, et olemegi, et need põhinõuded pannud siis sellesse teose eelnõusse, täpsustatud nõuded tulevad määrustega, et kus on täpselt kirjas, mis on siis operaatori roll, kust maalt sekkub riik, millised on ka siis need koostöö ja teavitamise mehhanismid ja et see õppuste sagedus. Aitäh! Nii, aga küsimused tundub, et on otsas ja ma võib-olla võtaks selle tänase istumise sellisel moel kokku, et ilmselt annab ühele tuumaobjektile nagu halvemat antireklaami teha, kui seda on multifilm Simpsonid, eks ole, kust ma arvan väga paljud Eesti inimesed oma teadmised on ammutanud, et kuidas üks tuumajaam toimib ja kuidas selle turvalisus käib. Ja ma siiralt loodan, et vähemalt Eesti tuumajaam ja mul on jäänud mulje kindlasti, mis puudutab turvalisust ja julgeoleku teemat, on natuke paremini kaitstud kui selles konkreetses multifilmis. Aga tänud kõigile ja kas ülekanne nüüd on lõppenud?